Nagu Robert ütles, see on meie lasteaed. Siia tulevad meie põrnikad igal hommikul, et läbi mängu uusi asju õppida. Kõik meie hommikud algavad sarnaselt. Me peseme oma käed ja seejärel täidame oma veepudelit puhta veega. Nagu näha, ei ole see üldse lihtne töö. Kui mul on midagi kaasas, kuhu ma panen oma kaisuka, et veepudelit täita? Kui palju ma peaksin vett panema, et üle ääre ei lähe? Ja siis on mul ju veel kaasas kork. See tuleb ka pudelile peale keerata. Iga hommik algab meil koosolekuga, kusjuures kaisukad peavad oma koosoleku. Kui kõik olulised jutud on räägitud, suundume laua taha, kus iga laps saab endale oma portsu tõsta. Hommikusöögiks leiab kindlasti iga laps midagi, millest kõhu täis saab ja peale sööki korrastame ka laua. Seejärel peseme käed ja näo. Peale seda on aeg pesadesse suunduda. See siin on raamatupesa. Iga pesa juures on tähis, kus laps näeb, mitu last korraga tohib selles pesas olla. Raamatupesas on üks laps korraga. Siin on tal võimalik rahulikult omaette aega veeta, raamatuid vaadates või lihtsalt niisama aknast välja piiludes. Mis sa arvad, miks ei tohi 2 olla? Tema tahab üksi olla. Jaa, sellepärast, et tema tahab üksi olla ja siis saab siin Helena ka üksi olla. Kui lapsel on omaette olemise soov, siis ta tuleb, paneb siia magnetti ja siis ta istub siin omaette. Raamatupesa kõrval on mängupesa. Selles pesas saavad oma mängu luua 2 last korraga. Mängimiseks võivad lapsed tuua erinevaid mänge, kas enda selja tagant või kappidest. Võta punased, sul on punane pall, punane sokk ja punased pallid. Praegu veel on mängudes oluline ka täiskasvanu kohalolu ja suunamine. Siin on üks rühma populaarsemaid pesasid. Pesas on kohti 4 lapsele ja neile väga meeldib seal tegutseda. Kõige suurem hitt on meil muidugi plastiliin. Anette, mis sa tegid plastiliinist? Tegid ussikoogi. No kellele ei meeldiks teha ussikooki? Kogu tegevuse juures on kõige lahedam see, et kõike saab otsast lõpuni ise teha. Laua katta endale sobiva materjaliga ning seejärel õpetajaga koos erinevaid tehnikaid õppida, et siis iseseisvalt neid kõike ellu viia. Sama suurt huvi tunnevad ka lapsed värvide vastu. Templeid värvi sisse ja seejärel omakorda paberile vajutades saab nii põnevaid jäljendeid. Samuti meeldib lastele jälgida, kuidas vesivärvid niiskel paberil segunevad. Lapsed näevad meid tihti kirjutamas ja kirjutavad ka ise emmedele ja issidele kirju. Samamoodi aitavad nad meil kirju kirjutada, näiteks ühiseid kokkuleppeid. Ehituspesas on lastel võimalik erinevate vahenditega tutvuda ja neid vahendeid oma mängus loovalt kasutada. Siin näiteks oli ladumisel suur trepp, mis maavärina saatel ümber kukkus. Magnetklotside mängu ajal ei ole laste arv piiratud. Jälgime vaid, et kõik omavahel sõbralikult läbi saaksid. Meie rühmas on nii-öelda must laud. Selle nimi on Tuftrei laud ja selle taga pakume neile võimalust mängida erinevaid sensoorseid mänge. Meie rahupesa on eraldumist võimaldav koht,
kuhu lapsed saavad minna siis, kui nad tunnevad end kurvana, ärritunult, väsinuna või vajavad lihtsalt väikest pausi. Kus on Kerooni täht? Meie rahupesas on padjad, suur karu. Karul on võimalik kaisu pugeda või enda emotsioonidest kõneleda. Meil on väikeseid vidinaid, mida näppida ning helitegevaid vahendeid. Laps võib ise otsustada, millal ta soovib rahupesas viibida või võib täiskasvanu seda talle sõbralikult pakkuda. Meie tagumine tuba võimaldab samuti lastele toredaid erinevaid tegevusi. Lapsed toovad mängudesse oma kogemusi ning matkivad olukordi, mida nad on rühma täiskasvanutega koos läbi mänginud või arutanud. Mängu käigus laps loob oma maailma ning see maailm kasvab koos temaga. Nende paari lasteaias käidud kuuga oleme seda kasvu ise näinud ja jälgida saanud. Lapsed on muutunud avatumaks. Nad püüavad oma mõtteid arusaadavaks teha nii täiskasvanutele kui kaaslastele. Aga päevad pole vennad ning on ka tagasilööke. Liigud justkui edasi, kuid siis tuleb teha mõni samm tagasi. Täiskasvanud kutsuvad lapsi ka lauamänge mängima. Meie roll on olla esmalt juhiste selgitaja ja suunaja. Kui lapsel on juba mängukäik selge, võtavad nad rolli üle ning õpetavad mängureegleid juba järgmistele mängijatele. Meie õueala pakub põnevat tegutsemist igal aastaajal. Väikeses aias on suured klotsid, mis lastele meeldivad ja kiiged, eriti pesakiiged. Mitu last tohib pesakiigel olla? 4. Suurt rõõmu pakub ka liivaalal mängimine. Seni, kuni leidub huvipakkuvaid vahendeid, mängitakse iga ilmaga. Sopaköögis valminud hõrgutisi saavad õpetajad alati esimesena proovida. Tada, mis see on, mis sa valmistad? Beatrice, mis sina valmistad? Kartulit. Mida, mis sinul valmib? Kartul. Hoovis leidub õnneks erinevas mõõdus ratastega vahendeid. Meie lapsed on liikuvad ja leiavad endale iseseisvalt tegevust. Oleme juba ka lumest rõõmu tunda saanud. Ja tihti ei ole seda üldse palju tarvis. Rõõmu pakub juba see, kui kõrval on tore täiskasvanu, kellel koos vahvaid asju teha. Tahad magada. Mõnikord tuleb väsimust peale. Kui parasjagu väsimust kallal ei ole, siis on meil enamasti lustimine käsil. Kui on seltskond, kellega koos lõbutseda, siis leidub ka põnevaid mänge. Meie hoovis olevad lahtised vahendid on mänguks ideaalsed ja iga mäng on alati mängijate enda loodud. Avastusrõõmu leiab iga nurga peal. Siin näiteks kutsutakse mind ilusat kohta vaatama. See on ilus koht, jah? See meeldib sulle? No mine sisse. Vahva koht on. Põrnikad on usinad tegema päris töid. Suurt rõõmu tunneb selle üle kindlasti onu Aare. Seal on
väga õud, kes vitsid toob ära, näe, seal on üks kolm kadus. Lisaks töökasvatusele saavad lapsed osa ka meie rahva kommetest. Uusi mänge ja avastusi aitab meil teha ka Terje. Ja muidugi ka imelise häälega Maris. Oma rühma ruumidele lisaks oleme käinud uudistamas kunsti- ja vaikuse toas ning teinud tutvust ka teiste rühmade ruumidega ja seal käivate laste ja täiskasvanutega. Iga rühm on omanäoline ning laste jaoks uute asjadega. Just nagu on huvitavad ja uued ka laste jaoks meie koridorides asuvad pesad. Oma rühma akendest näeme nii mõndagi põnevat. Hambapussiga saime õige lähedalt tuttavaks ning iga päev pesime krokodilli hambaid sama suure hoolega kui kodus ehk enda hambaidki. Sellel vaibal siin akna all peame vestlusringe ning tähistame väga tähtsaid päevi, nagu näiteks sünnipäevad. Olulisel kohal on laste suhtlemisoskuste arendamine ning parim viis seda väikelastega teha on lasta neil rääkida iseendast. Aitame lastele avastusteni jõuda läbi suunavate küsimuste, luues arenguks sobiva keskkonna. Toetame laste iseseisvust, lastes neil teha enda võimetele kohaseid tegevusi. Toetades lapse iseseisvust, anname talle julguse katsetada, õppida ja ise lahendusteni jõuda. Enesekindlus on suurimaks kingituseks, mida me neile anda saame.